tere hommikust. Excuse my red face. Ma just olin jooksmast. Eile õhtul ütlesin Artile, et ma tunnen, et mul võib-olla on vaja homme sinuga rääkida, kuidas sul on ajaga, sest ta ehitab oma korteriteni. Minge pekki, mis intuitsioon mul on. Ma lihtsalt tundsin, et täna hommikul ma saan mingid bängeri uudised. Aga ühesõnaga Tairi helistas mulle täna hommikul, et ta on otsustanud, et ta ei tule enam Ausse tagasi. Ta tuleb nüüd 13. juuli Eesti. That's it. Ta ei tule enam Ausse tagasi. Ja mul lihtsalt tõmbas tähega korraks, et ma läksin just jooksma. Jooksu ajal täiega nutsin, nagu tõmbes nii kurvaks ära, sest ma lihtsalt sain aru, et Tairi on mu ainuke sõbranna üldse Austraalias praegu. Me ehitasime kogu seda saatevärki temaga. Ta on inimene, kellega mul kes aitab mind väga palju, kes on nii sarnase mõttemaailmaga, kellega me koos täiega hasselime. See tõmbas korraks täiega, et ma ei taha enam vapsi Ausse minna. Ei, tegelikult mul on täiega siht silme ees, ma tean. Vahepeal peabki tegema asju, mis sulle ei meeldi. Ma tean, et kui ma Ausse tagasi joon, ma näen seda sinist ookeanit ja saan seal ringi trippida ja jälle inglise keeles rääkida, mida ma täiega juba igatsen. Et siis ma olen nagu, et jep, ma tean, et kui ma jääksin praegu Eesti, siis ma jääksin täiega kahetsema seda. Ja saatesi nagu, ma ei tea, mis nüüd sellega saab. Et see oli täiega minu nagu nii-öelda resümee ehitamine. Nii. Nüüd saategi teie võib-olla rohkem videosid, sest nüüd mul on rohkem aega. Emme rõdu on nii perfiliselt, saate aru või? Kes teab, siis käisin just Jaansoni rajal jooksmises, on lihtsalt üliideaalne siit otse kodust minna. Vaadake neid tupsusid. Ma nüüd saan kokku oma väikse sugulasega, keda ma olen täiega igatsenud ja kellele ma olen kogu aeg issad, kui punane ma olen, kellele ma nüüd ka lubanud, et me saame kokku. Lõpuks saavad neiud paaduga sõitma. Paaduga. Härra üritas vette minna ja... Äkki ma saan Olemas. Hea töö. Ma oleksin üks parimatest kindlasti. Ma ei usu. Miks? Ma ei usu. Ma olen täiega siuke vend. Oled proovinud või? Vaata, kui pikk see mõõk on. Mis siis? See mõõk on juba mingi üle meetri. Mõtle, kui palju see mõõk on. Ma võtaks pigem ühe hea oma vaata. Tundub võib-olla natuke mõistlikum. Võite võiks nad süüaks ära. Miks sa ütled niimoodi? Miks ta peaks nad ära sööma? Ei tea, ikka sööd ju jäneseid. See oli jänes, see on küll. Sellest peaks tulema siis ukse käepide. Nüüd sa peale taguda. Ja ta võiks isegi kuumemil olla. See kuju löödi sinna sisse. Jaa, et see vorm, see on tugevam metall. See, mis on sisse panen, see on pehmem. Ja nüüd, kui nüüd peale lüüa, siis peaks jääma jälg. Võtke te see, ma näitan, siit selline paras selline löök, et paras selline tugev. Vot, väga hea. Siit ma olen tuli hästi. Ja näed, ongi. No nii. Siuke. Hops. Jah. Mahlaga või teega? Jaa, teega. Ei saa sõidad. Ma olen küll. Töö paadi või midagi ja lähme tripime järve peal. Lähme sööme purksi, viin su jalutama portumisse. Wow. Nagu jaa, mis? See on nagu see Inglismaa kuninganna aegenda. Räägi mulle, mis siin on? Siin on matkarajad.
väike seiklusrada. Seikluspark? Suur seiklusrada. Kennu Vann. Vann, jah. Kas siin on huvitav kaitseasjad ka või? Nagu karabinidega või? Välja teed. Sa võtsid olid lihtsalt. Raudselt on ja siin on pileti värki. Teeme ära või? Näe, seda võid teha, vaata. On ju. Kännu on. Oh, kui lahe. See on kõrge ju. Sa kardad kõrgust ju? No mitte niimoodi. Ma pean tundma ennast ohustatuna, et ma võin alla kukkuda. Suht hull ja nagu just täna oli jõuksu jalapäev. Kaua veel minema peab, tõenäsi lõppegi otsa. Oleme nagu mingi Matrix endlast luft, vaata. Nagu raske. 115 aastat tegime. Nagu et sa olid täiega osa sellest. Tegime. 115 aastat siia ülesse. Aasta ette. Ma küsin aasta. Kui ilus. Haige, et Eesti metsades käid jalutamas, ei pea muretsema vaata selle pärast, et äkki on mingi räige madu mingi tee ääres või ämblik või mis iganes. Tere hommikust, armas Eesti rahvas. Mina ausalt ei tea, kas ma enam tahan Beach Grindile minna, sest et vihma sajab lihtsalt kogu aeg. Beach Grindile tahaks minna nagu full on festivali outfitidega ehk siis top ja mingid lühikesed püksid, aga ma ei viitsi, ma arvan, elu sees minna sinna mingi vihmajopede ja asjadega. Viimastel päevadel me olemegi Rakveres Artiga tegelenud tema investeerimiskorteritega ja tema enda korteriga, mida ta ehitab, sest ma ütlesin talle, et ära muretse minu mingi Rakvere experience'i pärast, tööasjad on olulisemad. Me olemegi nüüd objektide vahel tiirutanud ja tema korterit teinud ja täna nüüd praegu oleme trenni, siis võib-olla käime kuskil söömas ja hakkame Pärnu sõitma ja Grindile minna. Vaikselt hakkab nagu kassima järjest rahaselt, sest et kogu aeg vaatad, et see lennuki kuupäev joob järjest rohkem lähemale. Nüüd ma hakkan nägema seda õiget Eesti ilma ja vaikselt hakkab see budget, reisi budget hakkab otsa saama. Ma olen suht excited tegelikult, et uuesti tööle minna ja mitte näha oma raha langemas, vaid kasvamas. See Grindi ilm on reaalselt nii tuksi. Paned enda arust mingi räigelt hea outfiti selga, teed meigi ja juuksed ja siis tuled peole ja sa oled mingi vihmakeedis. Mis tõmbab ilusti kohe. Nagu mingi metsameditsiin nagu. Kus mu skutt on? Just nägin. Paalil pakutakse ka seda teenust, ma vaatsin sellest inimest. Ja lamavad järjest ja siis nagu kõigil on tilgud. Nagu peale pidu. Päriselt, ma ei teadnudki. Tere hommikust. Algas minu viimane päev Eestis. Vaadake, ma sain Grindilt odraiva. Ehk siis mul on mingi 3 päeva silmi räägitusega. Ma olen praegu Tallinnas, vanalinnas. Ülinais korter on siin. Ma ei tea, mida ma tunnen. Nagu ma olen täiega mingis mõttes uuesti elavil, et kogu see Eestis oldud aeg pani mind Eestit räigelt rohkem hindama, nagu Eestit, Eesti inimesi. Investeerimisfestivalil käimine ka nagu andis mõista nagu ja nagu näha, mis elu on veel võimalik Eestis elada. Et ma olen muidu näinud ainult seda roti poolt nii-öelda elu, aga jah, nüüd on nagu rohkem aimdust ka, et Eestis annab saada väga edukaks ja Eestis on palju võimalusi ja Eesti inimesed on vägevad. Ma olen täiega elavil, et 1,5 aasta pärast tagasi Eesti tulla ja nüüd nagu kogu see Eestis Aussis ära käimine oligi võib-olla täiega oluline minusugust inimeste jaoks, kes muidu ei osanud enda kodumaad hinnata. Varsti lennujaama, praegu olen mingi Ülemistesse shoppama ja hambarsti juurde. Eesti, you've been great. You've been great. Ma ei tea, see on emotsionaalselt täiega siuke, et ma olen täiega elavil Aussi üle, et uuesti tööle minna, seal mingid reisid teha. Jälle nii-öelda oma elu üles hakata seal ehitama. Mul ju ei ole majutust
ega tööd. Ma pean hakkama tööd otsima. Ma olen mingi ühe päeva olen Arti mingi sõbramajas ööbinud, sest ma jõuan mingi kell 1 öösel. Siis ma lähen ühte shared house'i mingi Eesti tüdruku juurde nädalaks ajaks. Ja siis ma lähen enda küünetehniku juurde, elan seal nii kaua, kuni ma endale korteri leian. Nii et saagimist tuleb täiega palju, aga see on lahe. See mulle meeldibki. Aga jah, ma ei tea. Näeme lennujaamas. Ma ei ole valmis. Ma ei ole valmis selleks. Ma hakkan juba mõtlema. Ma olen Austraalias. Austraalia, ma ei tea, mida ma tunnen sinuga. Ja ma tunnen, nagu ma oleks ise juba mingi kinnisvaramaakler. 3 kuud, et elada kuskil. Ma pean 1,5 aasta pärast Eesti kolima. Ma ei tule mitte kunagi Eesti tagasi. Mul on sattunud kas valed võtmed või siis omanikud on lukud ära vahetanud.